ülikoolis räägitakse juhtimisest nagu kahel tasandil, et on nii-öelda see protsesside ja inimeste juhtimine. Mina neid võib-olla nagu niivõrd ei tahakski eristada. Et mina näen ikkagi, et juhtimine on siiski protsesside ja inimeste suunamine siis soovitud eesmärkide poole või et saavutada siis soovitud eesmärke. Et need eesmärgid küll peavad olema ühised, aga ma ei lahutaks nagu inimesi protsessidest, et inimesi tuleb küll eraldiseisvana võtta, aga reaalselt ikkagi toimuvad mingid protsessid. Et arvatavasti see tuleneb ka sellest, et ma olen ise nagu võib-olla alustanud pigem selle poole pealt, kus on enamalt nagu rõhku sellistele protsesside juhtimisele ja nagu sellist klassikalist inimeste juhtimist või sellist eestvedamist nii väga ei olnud. Kas selles mõttes on sel ajal, kui sa olid projektijuht ja kui sa praegu oled tegevjuht, ka juhtimine oma iseloomult sinu jaoks muutunud? Eks koos selle võib-olla vastutuse või nagu selle pildi, suurema pildi nägemisega, et see juhtimine nagu omandab võib-olla, on omandanud märksa enam sellist strateegilisemat mõõdet, aga ma arvangi, et täna on sellist nagu inimeste juhtimise poolt ka rohkem sisse tulnud, et seal, kus on, mida enam on inimesi, seda enam on erinevaid probleeme või erinevaid juhtumeid, et iga inimene on erinev, kuidas inimestele läheneda, kuidas asjad saaks tehtud, nii et nad saaks tehtud ja inimesed ka ise tunneks sellest rõõmu, et kui nagu lähtuda võib-olla liiga sellist protsessipõhiselt, et on vaja üks asi punktist A punkti B nii-öelda sõidutada või et ta jõuaks sinna, et reaalselt on nii, et need inimesed, kes seda teevad, et nad peaks ka seda nautima või vähemalt tundma, et see on nagu oluline, et kui nagu liigselt keskenduda selle tegevuse peale, siis võib-olla selline töötahe langeb ajapikku, vähemalt selline mulje on jäänud, et